Sõjatrummid Pärsia lahel põrisevad praegu ebaühtlases ja korduvas rütmis. Washingtonis näib president Trump olevat sisse mässitud talle omasesse kõhkluste keerisesse, kõikudes sõjakate ähvarduste ja peaaegu läbipaistva soovi vahel pisendada seda sama konflikti, millele ta ise hääle andis. Kõige sürreaalsem näide sellest ebakindlusest ilmnes sel nädalal, kui president väitis, et Teheraan on keset aktiivset vaenutegevust saatnud talle väga suure kingituse, mis väärt tohutult summat raha. Kuigi ta rõhutas, et kingitus on märk läbirääkimistest õigete inimestega, keeldus ta kangekaelselt täpsustamast või kirjeldamast, mis see oluline auhind tegelikult oli. See salapärane anekdoot on vaid habras kilp administratsioonile, mis väidab kõrgetasemeliste kõneluste toimumist, samal ajal kui Teheraan nende olemasolu täielikult eitab. Ajal, mil president teeskleb taganemist kuristiku servalt, räägib sõjaline hoiak teist keelt. Pärsia lahele on saadetud 2 merejalaväe ekspeditsiooniüksust, andes märku, et saapad maas poliitika aeg on tulemas. Arutelu on muutumas. Kui õhujõududest ei piisa, siis mis saab edasi? Kuigi Trump jätab avalikult kõik kaardid lauale, vaoshoituse miraaž hajub. Teheraan ei ole ilmutanud mingit huvi neid fantoomläbirääkimisi tunnustada, pidades neid mitte oliivi oksaks, vaid Ameerika ebakindluse märgiks. Kuna õhurünnakud raketibaasidele ei suuda murda Iraani tahet, on president avastamas, et tema maksimaalse survepoliitika on surunud ta nurka, kus ainust väljapääs on veelgi sügavam sekkumine. Varjuse ja ahvatlust. Kui Ameerika väed ületavad lävepaku, on kõige tõenäolisem alguspunkt varjudes. Erioperatsioonid pakuvad poliitilist paindlikkust, mis konventsionaalsel sõjal puudub. Need on vaiksed, kiired ja mis on ülioluline avalikkuse vastuseisu kartiv administratsioonile, mähitud saladusloori. Me oleme seda stsenaariumi varemgi näinud. 2019. aastal lõppes Põhja-Korea salajane missioon pealtkuulamisseadmete paigaldamiseks tulevahetusega tsiviilisikutega. Ometi ei kaasnenud sellega tänu salastusele mingit poliitilist tagasilööki. Trumpi jaoks on sellised üksused nagu Navy Seals või Delta Force kirurgiline lahendus segasele probleemile. Nende sihtmärgid on selged. 400 kilogramm kõrget rikastatud uraani, mis on peidetud Isfahani lähedale või maetud sügavale Piksaksi mäe alla. Kuid kirurgiline on Iraani-suguse riigi puhul eksitav termin. Tuumamaterjali konfiskeerimine võtab aega. Aega, mida erivägedel vaenulikul territooriumil tegutsedes ei ole. Droonitehaste saboteerimine või Iraani revolutsiooni kaitsekorpus IRGC brigaadi kindralite tapmine võib tekitada häireid, kuid Iraani detsentraliseeritud kaitsekontseptsioon on jaotanud 30 autonoomseks üksuseks ja see on loodud ellu jääma ka ilma oma juhtideta. Ebaõnnestunud reid, mis meenutaks 1980. aasta Operation Eagle Claw katastroofi, ei oleks ainult sõjaline lüüasaamine, vaid poliitiline surmaotsus presidendile. Territoriaalne eskalatsioon, saarte konflikt. Kuna teeseldud taganemised ei suuda Teheraani rahustada, on järgmine aste redelil piiratud territoriaalne haaramine. Teheraani peale marssimise asemel võib USA sihikule võtta rannajoone.
Just seepärast õõtsuvadki praegu Pärsia laevetes 4400 merejalaväelast, haarates oma kontrolli alla strateegilised saared nagu Karg, Kish või Kashm, saaks USA sisuliselt hoida oma pöialt Iraani jugulaarveenil. Kargi saar üksi käitleb valdavat osa Iraani toornafta ekspordist. Kuigi USA on seni õhurünnakute ajal energiataristut säästnud, on see vaoshoitus ilmselgelt vaid ajutine hoob tuleviku tarbeks. Kuid nende operatsioonide piiratus on fantaasia. Viimane kord, kui USA üritas sooritada desanti kaitstud rannikule, oli Inchon 1950. aastal. Täna lendaksid merejalaväelased otse kamikaasi droonide, laevatõrjerakettide ja rannikupatareide tormi. Isegi edukas maabumine saarel toob kaasa vältimatu küsimuse. Mis saab teisel päeval? Sadama nagu Bandar Abbas vallutamine on üks asi. Selle hoidmine motiveeritud kohaliku vastupanu vastu on aga hoopis midagi muud. Suure valiku mülkas. Viimane ja kõige katastroofilisem tee on täiemahuline invasioon, režiimivahetuse stsenaarium, mille kohta Trumpi valijatele lubati, et seda ei juhtu kunagi. 2003. aasta Iraagi invasiooni kordamiseks peaks USA mobiliseerima 100 000 sõdureid, mis võtaks kuid ja maksaks miljardeid. Iraan ei ole Iraak. See on suurem, mägisem ja rahvarohkem. Tungimine Iraani sisemaale oleks strateegiline katastroof, mis varjutaks viimase 2 aastakümne ebaõnnestumised. See nõuaks USA-lt ressursside äravõtmist Vaikese ookeani ja Euroopa suunalt, andes sisuliselt tühja tšeki konkurentidele Moskvas ja Pekingis, kes juba praegu harjutavad maailmaks, kus Ameerika on kinni Zagrose mägedes. Trump võib jätkata väiteid, et ta on vaid 1 telefoni kaugusel suurest kokkuleppest ajatoolaga, kuid tegelikkus merel räägib teist keelt. Samal ajal, kui Teheraan ignoreerib teeseldatud väljapääse ja olematuid kõnelusi, imetatakse presidenti tema enda tekitatud vaakumisse. Mida sügavamale USA Iraani tungib, seda valusamalt ta õpib. Kui Ameerika vajab kiireid ja otsustavaid võite, et õigustada sõja hinda, siis Iraan peab lihtsalt ellu jääma kuni homseni.